täiesti pöörane, ta just pritsis muda. Ma võtsin ta sülle. Oh my god! Me oleme just tagasi teel Šveitsist, kui me käisime suusatamas ja põhimõtteliselt me läksimegi Šveitsi oma autoga selle mõttega, et kui me tuleme tagasi, siis me teeme Poolas väikse peatuse, kus siis on võistlus, minu esimene võistlus koos Kiraga või Kiral ka esimene võistlus. Aga põhimõtteliselt oligi, kuna Eestist tuli veel inimesi, siis teised võtsid Eestist Kira kaasa ja nüüd me saime Poolas kokku ja nüüd on Kira minu auto peal. Ja nüüd me lähemegi võistlema, me just jõudsime siia võistluspaika, me peame oma numbreid minema võtma ja jah, kõigepealt Kira on ka väga excited. Kira, ütle tere, tere! Ta ei saa keskenduda, sest siin on nii palju teisi koeri. See oli koolikoht, jah? Aga ma enne unustasin öelda, mis võistlusega tegemist on. See on Hardtog Race ehk põhimõtteliselt on takistusjooks 6 koeraga. Ja põhimõtteliselt distants vist ongi 6 kilomeetrit ja selle 6 kilomeetri jooksul on siis 16 obstaaklit ka. Aga ma arvan, et see saab suht keeruline olema, sest siin peaks olema ka mingeid veetakistusi ja kuna Kira üldse vett ei armasta, ta vihkab vett põhimõtteliselt, siis ma ei tea, kuidas me nendest takistustest mööda või läbi saame, aga saab põnev olema. Tulime nüüd ennast registreerima ja siin kontrollitakse koeriga, arstid vaatavad ja passi ja midagi kõigest. We finally made it. I'm Cornelia. Nice to meet you, Yuri. Hi, I'm Kelly. Saime just registreeritud, sain oma võistlusnumbri kätte ja nüüd me ootame siis seda arstikontrolli. Aga Kira on täiesti pöörane, ta ei saa aru, mis toimub, et nagu nii palju erinevaid koeri ja... Stardiaeg on siis 13.45 ja kell on praegu 13.14 ehk põhimõtteliselt me hakkamegi valmis panema ja siis me leppisime lihtsalt kokku, et saame 15 minti enne stardi algust saanud läheb kokku. Nii et minu number on 9095. Vahepeal tõimegi Kiraga korra autosse, et ta saaks natuke puhata ennem kui me jooksma läheme, sest õues on suht soe ilm ka täna. Mis tegelikult on mõnus, sest et kui ongi mingid veetakistused ja värkis pärast vähemalt ei lõdise, kui sealt välja tuleb. Ja siin võistlusel on kokku vist mingi 800 inimest, on 800 koera. Aga ongi see, et kõik ei lähe koos starti ehk ei ole ühistarti, aga ehk lähevad ikka mingid inimesed lähevad koos, aga mingite vahedega ehk siis ongi, et mõned juba nagu on lõpetanud ja tulevad juba võistluselt tagasi. Veod raksid peale. Skaalarihma võtame vahetena jooksu ära. No vot, igatahes me oleme Kiraga valmis ja näeme stardis. Me oleme nüüd mineku valmis, start on meil 5 minuti pärast. 6 inimest, 6 koera meie tiimis, Eesti tiimis, nii et jah, gonna be fun. Kõik koerad on valged peale Kira, nii et Kira on must lammas või meie oleme mustad lambad. Ready, steady, go! Medali tamte rzeczy na Państwa czekają. Proszę o okulary. Edasi, Kira! Edasi! Tule siia! Kira! Lähme hops! Tule! Vasak siia! Reaalselt Kira ei tule lihtsalt. Kira ei taha üldse vette minna. Lähme! Tubli läksime! Lähme edasi! Kira võttis lõpuks julguse kokku ja hüppas vette. Ma panin Kira puuri ja ise pean siit ülevad üle ronima. Tule! Lähme! Lähme! Juhuu! Lähme! Tule! Ja siin on järgmine veekogu. Kira, tule! Tule! Tubli, tule! Tule, tubli tüdruk! Tubli, Kira!
hästi tubli oled. Tule. Tassida. Suht väsitav on juba olnud. Lähme edasi. Nii palav ka on. Läks kiire. See läheks sisse. Oota kiire. No nii. Ei ole! Tule! See tekkis järgmine tee takistab. Stoi! Tule, tubli oled, jaa! Väga raske on ja nagu näete, siis kiire on 2 veetakisest läbi läinud, aga nüüd see oli natuke liiga hirmus. Lähme! Tule! Appi, kus see väljaminek on? Appi, mul juurde teavad põhja kohena. Nii kallis. Tule. Tubli, super kohe. Läksime. Jah, ütleme nii, et veetakistused on Kiira väga nõrk külg, aga ta on tubli olnud, me lõpuks jäime ta vette. Mul on nii raske filmida ja rääkida ja joosta samal ajal. Kiira vist hakkab ka natuke väsima, sest ta väga enam ei vea mind. Nii et jah, aga mul on juba uut takistust. Siis ma ronida siin sees. Nüüd peab tunnelist läbi ronima. Sellega me saame suht hästi hakkama. Katja ja Popi on ka siin. Hops, sisse. Tubli läksime. Issand. See toru on nii väikene. Kiira tõmbab mind lihtsalt. Juhu. Oh my god. Lähme edasi, Kiira. Meie lähme edasi. Tubli lähme edasi. Hästi. Peab kannistreid tassima. Kiire, siit. Vasak. Ma ei saa vastu, mul on tossupaalad ka lahti. Nii. Ja jätkame jooksmist. Oi! Praegu on Kiira motiveeritud, seda teist korda on ees. We're passing on the left. Edasi, hästi. Edukas möödumine ka. Mulle just pritsis muda näkku. Miks Kiira nii kiiresti sealt läbi läks? Ta jookseb, vaatasin külje peal. See on veits julgem. Edasi, tubli Kiira. Juhu! Kiire, lähme. Tubli tüdruk, Kiira. Mulle tundub, et äkki on võimalik, et tal hakkas see vesi isegi meeldima, sest praegu on suht ilusti kasvada, igale poole mõõta ja vette on läinud. Minu sööma hirmust üle veerboori. Mul naljakas, jooksime siin nende kõrkete vahel. Kiira lamp hüppab üle selle lindi. See peab tagasi nagu mingi kits. Siin peab veel ujuma vees. Oh no! Lähme. Tubli tüdruk. Siia. Ma võtsin ta sülle. Ja see jõgi on praegu vastu voolu ka, see on suht raske. Tubli, lähme. Super kohe. Mu jalad on nii väisid, ma ei jaksa kanda. Tubli. Lähme. Tundub nii pettunud ja surnud nüüd. Tubli. Kiira on juba 100 päevas, aga ma olen tegelikult lehvide vahel. Ja ma ei saa isegi aru, kuidas lihtsalt on, et ma siit mööda saaksin. Kuragi lähen. Oh my god! Popi! Oi ei! Tule! Tubli! Siit!
koer! Lähme püüame Popi kinni! Tubli Kira! Vot! Üks veel! Braavo, tak! Tubli tüdruk! Ma olen mingi mudama. Me jõudsime lõpuks finišisse, aga see oli nii raske. Sest nagu see oli nii palju veetakistusi, Kira ei tahtnud üldse läbi tulla ja lõpuks ma nagu reaalselt vahepeal veest võtsin ta sülle või niimoodi teise käpad olid õhus. Ja siis ühes koos oli ülipikalt vaja vees kõndida, aga see oli vastuvool ja Kira oli mul süles ja mul oli nii raske. Ja siis mingis kohas ma läksin vette niimoodi, võtsin Kira sülle, aga ta hoidis ülitugevasti mu küntega must kinni niimoodi, et mul on kõik nagu need Kira küünejäljed käe peal. Väga raske oli, aga mul on väga hea meel, et me selle Kiraga läbi tegime ja kõigest olenemata. Ta ei tundu üldse väsinud, ta nagu mingi uudistab mingi, mis siin on. Ja vaadake, Kira sai ka medalli, kui äge see on. Sain nüüd endale puhtad ja kuivad riided selga, natukene rohkem puhanud on olla. Kiraga puhkas natukene süüa jäi, aga igatahes hea tervisejooks. Ma arvan, et see oli tore ja uus ja põnev kogemus. Aga samas see oli rajale natukene kurb vahepeal näha seda, kuidas Kira näiteks ei tahtnud üldse vette minna või üle mingite obstaklite või obstaklite alt. Aga täpselt pidi. Seega see oli natukene kurb ja mul on siuke tunne, et äkki ta oli natukene solvanud minu peale. Alguses ta pärast ei tahtnud ka üldse, et ta puutuksin või midagi. Siis ta kartis, et ta peab jälle neid asju tegema või ma hakkan ta jälle kuskile sikutama. Aga ma arvan, et see oleks paremaks. Ja Kira, mul on maiust. Jah. Aga jah, ma arvan, ma teeksin iga kell seda uuesti. Ma arvan, et ei tea, kas Kiraga tahaks seda teha. Aga ma arvan, mida rohkem seda teha ja siukest asja võib-olla harjutada, siis see kindlasti läheb nagu kergemaks natukene. Seega jah. Nüüd me hakkamegi tagasi Eesti poole sõitma. Ja ma arvan, et see on õige hetk see blogi lõpetada. Nii et kui sulle meeldis see video, siis jäta pöial ülesse, ära unusta subscribe ida ja näeme peatselt järgmises videos. Tšau!